Inimesed arvavad, et desinfitseerimine on ainuõige ja päästev viis viiruste leviku tõkestamiseks. Plastik- või roostevabast terasest pinnal püsib koroonaviirus kuni 3 päeva. See on põhjus, miks puutepinnad peavad olema puhtad. Kui desinfitseerida musti pindu, siis aga võib tulemus olla oodatule hoopis vastupidine. Järgnevalt juhis, kuidas puutepinnad lihtsalt puhtaks saada. Niisuta puhas mikrokiuslapp puhta veega sobival viisil. Voldi lapp 4. Nii tekib 8 puhast pinda. Kui ühe lapi poole 4 pinda on määrdunud, siis pööra määrdunud pinnad kokku. Seejärel on kasutada lapi teisel poolel veel 4 puhast pinda. Oluline on lapp niisutada paraja niiskusega. Puutepindade puhastamiseks paras niiskus on selline, et pühkides jääb pind kergelt niiske, kuid kuivab kuni 30 sekundiga. Väga oluline on see, et pühitakse tugevamalt, kohati hõõrudes. Nii on võimalik mustust, sealhulgas ka mikroobilist mustust eemaldada. Koristamise suund on puhtamalt mustema suunas. Kui ei ole kindel, milline pind on puhtam, milline mustem, siis tasub lihtsalt sagedamini lapil puhas pool ette keerata, et vältida mustuse kandumist puhtamale pinnale. Kindlasti tuleb puhas pind ette keerata ühelt pinnalt teisele üle minnes ja ka lapi määrdumisel. Siin toodud puutepindade loetelu ei ole kaugeltki lõplik. Oluline on mõelda, milliseid kohti inimesed puudutavad. Tool oli silmaga vaadates täiesti puhas, kuid piisavalt tugeva pühkimise tulemusel jäi lapp täiesti must. Testimaks vee- ja mikrokiuslapi tõhusust võtsime ühe kontorihoone välisukselt orgaanilise mustuse proovi. Tulemuseks oli pea 2500. Puhastasime puhta vee- ja mikrokiutlapiga. Tulemus pärast puhastamist oli pea 250, mis on tavatingimustes puhas. Seega veega niisutatud mikrokiutlapp oli piisavalt tõhus.